Tere, eetris on jälle poliitiline podcast, kus mina ja Jevgeni arutleme huvitavate asjade üle. Tere, Jevgeni. Tere, Maria. Ja täna mina tahaksin rääkida sellest, kuidas meie riik võitleb telefonipettuste vastu ja miks vahel see ei õnnestu kahjuks. Mina käisin eelmisel nädalal ühel seminaril, mis oli korraldatud Eesti Panga poolt, olid väga palju esinejad, kõik rääkisid väga huvitavalt ja ammendavalt, aga üks asi torkas mulle silma väga selgelt. Probleemiks on see, et Eesti inimesed kahjuks ei mõista, ei tea, kuidas meie Eesti riik toimib. Ja see on üheks põhjuseks sellele, et nemad osalevad politsei salaoperatsioonidel, kuhu neid väidetavalt politsei kaasab. Nemad annavad oma sularaha hoiule maksu- ja tolliameti ametnikele selleks, et nemad midagi kontrolliksid ja väidetavalt tagastaksid neid raha. Ja ühesõnaga jõuti järelduseni, et riik tõepoolest võtab ette erinevaid samme ja praegu varsti tuleb siis Riigikokku üks seaduseelnõu, mis aitab pankadel paremini vahetada info ja peatada teatuid makseid, aga nii kaua kui inimesed ise annavad PIN-koode, osalevad nendes salaoperatsioonidel, kahjuks eriti palju ei muutu. Ja ma tahtsin sinu käest küsida, sa oled jurist, psühholoog mõnes mõttes, et miks nii toimub? Miks Eesti inimesed ei tea, kuidas Eesti riik toimib? See ei ole ainult Eesti inimeste probleem, see on üle maailma igal pool, et ma arvan, et Eestis on isegi meil kuidagi rohkem vedanud, sellepärast, et meil on selline salarelv nimega eesti keel, et on väga vähe inimesi, keda siis värvatakse nendes kõnekeskustesse, kes oskavad väga heal tasemel eesti keelt ja suudavad siis meie inimesi petta. No jälle päriselt nii ei ole, sellepärast alates eelmises aastast augustist, või mitte augustist, aprillist, et hakati värbama just eesti keelt kõnelevaid inimesi. Ja ma olen ka sellega juba kokku puutunud. Ja neid on päris palju, sellepärast see palk on päris hea. Jah, see võimalikud sissetulekud seal on tõepoolest mõnedele inimestele ahvatlevad, kuigi karistus on ka päris suured, et need karistusmäärad ka siis on praegu juba sellised arvestatavad. Kuni 5 aastani ainult. Tegelikult, et kui see on grupis tehtud ja nii edasi, et siis on seal natuke sanktsioonid karmimad. Aga mis ma tahtsin öelda, et jah, ma olen ka sellega kokku puutunud, mulle helistakse muidugi iga jumala nädal, et helistab keegi ja siis pakub mingisugust nagu sellist kahtlast teenust, mis kohe selge, et tegemist on petuskeemiga. Aga ükskord mulle helistati väidetavalt Enefitist ja siis räägiti minuga eesti keeles. Puhas eesti keeles. Puhtas eesti keeles, jah, et see oli väga ma ilmselt nagu inimene, kelle jaoks see keel oli emakeel, mulle helistas. Ja ma siis rääkis mulle selleks, et on vaja arvestit vahetada ja siis tal olid minu isiklikud andmed, minu esi- perekonna nime ta teadis, minu isikukoodi, minuga seotud aadresse. Ma tean, ma aiman küll, et millistest avalikest registritest ta võis neist võtta, et tegelikult on ka kinnitusraamat. Aga sina ise mitte kunagi ei andnud PIN-1, et ma oletan, PIN-1 ma ei ole andnud, see minu jaoks oli nagu punane, see latern hakkas nagu põlema siis, kui ta palus, et ma kinnitaks siin tellimuse, et järgmine päev siis tehnik tuleks ja midagi vahetaks ja siis ta pakkus mulle, et ta kohe teeb selle tellimuse ära ja siis ta palus, et ma sisestaksin oma PIN-1 ja see oli kohe siis minu jaoks signaal, et tegemist on petuskeemiga, sellepärast, et mitte kunagi ei küsita selliseid PIN-1. Mitte kunagi, sellepärast sellel seminaril muuhulgas räägiti sellest, et kui teile helistavad
siis nad teavad, kellele nad helistavad ja neil kogu see info on täiesti olemas. Ainult siis, kui sina ise helistad näiteks panka, siis sa pead ennast tuvastama. Aga lihtsalt inimesed peavad aru saama, kui teile helistatakse, siis te ei pea mitte midagi kinnitama. Jah, ja siis tänapäeval arvestades, et kui palju igasuguseid lepinguid ja tellimusi näiteks edastatakse kaugteel, olgu see telefoni teel või interneti teel, et tegelikult on pette inimesi üsna kerge. Ja siis, et me kogu aeg nagu räägime, et vanema generatsiooni inimesed on siis rohkem ohustatud selle pärast, et neil kokkupuude võib-olla selle digitaalmaailmaga siis nõrgem, aga arvestades me oleme ka nagu võrdlemisi noored siin, ka ausalt öeldes, et mõned pettuskeemid on sellised, kus on tõesti väga raske aru saada kohe, et sa räägid kelmiga ja muidugi see nõrgestab ka meie siis valmisolekut teha koostööd mingisuguste siis päris ametnikega, päris siis nende muredega või siis ettepanekutega, mis nad meile teevad, et see tuvastamine, et kas tegemist on ametnikuga, kes on päris ametnik või tegemist on kelmiga, et see võtab paratamatult nüüd palju aega. Ja siis on vastutus on suur. Kõigi kindlam viis, et kui keegi sulle helistab ja siis ütleb, et keegi üritab sinu nimele laenu võtta või siis ta tahab sinult PIN-1 midagi siis kinnitamiseks, et parem lihtsalt lõpetada see kõne ja kohe helistada sellele asutusele, kust sulle väidetavalt helistati. Sellepärast räägiti ka sellest, et ühe inimesega ei tegele teine inimene, et tegeleb terve meeskond ja nad on niivõrd hästi treenitud, et nende jaoks selline jutu ajamine ei ole suht keeruline, sellepärast sinu jaoks ütleme siis esmane kõne, aga sellele kelmile see võib olla, ma ei tea, juba ta tegi selliseid 100 või võib-olla 1000 kõnet päevas. Ma lugesin näiteks meedias olid selliseid näited, et kus oli videokõne, siis pärast selgus, et kelmiga, aga inimene arvas, et ta räägib politseiametnikuga ja siis, et see taust oli väga professionaalselt tehtud ja siis ta näitas mingisuguse ametitõendi, et loomulikult et inimene esimese... suure suurusega vapp. Mingi vapp oli, mingi lipp seal oli, et oli kõik väga ilus ja siis oli mingi see dokument ka nagu esitatud. Ma kindlasti tavaline inimene esimese asjana ei lähe riigi teatajasse vaatama Vabariigi Valitsuse määrust, millega on kehtestatud siis mingisugune dokumendi vorm. Ja, aga jälle, inimene peab teadma, et päris politseinik mitte kunagi ei hakka suhtlema sinuga WhatsAppis näiteks. Kuhu need libapolitseinikud sind kutsuvad. Aga kahjuks jälle inimesed ei tea, kuidas riik toimib. Ja vähemalt esimene kontakt politseiametnikuga peab olema verifitseeritud, et siis, et kui te ei ole kindlad nagu selles, et see ka ei aita, et kui te kontrollite, lihtsalt lähete politsei lehele ja vaatate, kas selle nimega inimene töötab politsei piirivalveametis, sellepärast, et nemad on piisavalt targad, et nad on ka eeltööd teinud ja juba vaadanud, et see inimene töötab seal. Ja vaata, ei aita isegi seda, et pidevalt meedias on väga palju info selle kohta, et pea iga päev kirjeldatakse uusi skeeme, kuidas mõni summa oli välja pettatud ühelt või teiselt inimeselt. Ja kõige hirmu äratavam on see, et selle aasta esimese 2 kuuga selline kahju oli sama suur nagu eelmisel aastal, aga eelmine aasta oli rekordiliselt suur selle kahju tekitamise näol, sellepärast oli välja pettatud viimaste andmete järgi üle kui 31 miljonit eurot. Ja see on ainult ametlikud andmed, sellepärast paljud ikkagi tunnevad häbi, et mind on petteti, et ikkagi on vaja raporteerida kogu aeg politseid, isegi kui kahjusumma oli väiksem. Jah, et kui
mingi kahtlus on, et kindlasti pöörduge kohe politseisse, kontrollige, et kellega tegemist ja siis, et kas tõesti mingid menetlus käib ja nii edasi ja ärge, esimene soovitus, et ärge telefoni teel tehke mingisuguseid tehinguid, et kui keegi nõuab siis PIN-koodide sisestamist, siis ja te seda inimest ei tunne isiklikult, ärge seda tehke ja siis videokõned, need ka ei päästa, et pigem minge kohale, kui on midagi vaja. Ühesõnaga, aga riik päriselt toimib, pangad, telekommunikatsioonioperaatorid, Riigikogu, ministeeriumid, politsei, kõik toimetavad, aga inimesed peavad ise olema valvsad. Ja rahvusvaheline koostöö muidugi on ka praegu on tõhusam, aga te peate ka kõik aru saama, et siis need menetlused võtavad aega. Ja, sest need kõnekeskused asuvad mingis Rumeenias või kui nad on Rumeenias või Ukrainas, siis on väga tore, sellepärast, et need on sõbralikud nagu riigid, et siis seal tehakse meiega koostöö. Aga kui need kõnekeskused asuvad kusagil, ma ei tea, Sudaanis või Venemaal, siis on ka üks probleem. Aga mul on samal ajal üks hea uudis, sellepärast praegu me menetleme Riigikogus ühte seaduseelnõud, mis näeb ette, et iga kaupleja veebileheküljel peab olema niinimetatud taganemisnupp. Kas oled sa kogenud sellist asja, et näiteks vormistad mingisuguse teenuse, näiteks kuskil veebis tellid midagi teenuse ja pärast pole sa ei tea, kuidas sellest loobuda, sellepärast sellist vastava nuppu ei ole ja või see loobumine muutub väga-väga keeruliseks. Kas oled kohanud selliseid? Ma võin selle öelda, et siis kui ma hakkasin kasutama üldse selliseid veebikaubamaju või siis mingisuguseid muid teenuse osutajaid veebis, siis esimene asi, mida ma kontrollisin, et kuidas ma saan taganeda lepingust, et milline on protseduur seal. Et ma loen, ma võtan aega ja loen neid tingimused ja siis ma pärast vaatan ka, et kas on olemas see mingi return või mingi selline väga selge skeem selles kaubamajas ja kui seda ei ole, siis ma pigem nagu selle teenuse osutajaga või selle müüjaga ma midagi sealt ei osta. Aga ma olen muidugi väga õnnelik, et Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament siis võtsid vastu vastava direktiivi, mis kohustab liikmesriike siis seadusi vastavalt muuta ja siis Riigikogu teeb väga õiged ja head tööd praegu, kui ta menetleb seda võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse. Lõpuks ometi, sellepärast siiamaani keegi ei võtnud üle sellest direktiivi, et sellega veenitasid, sellepärast Eesti jaoks oli probleemiks see, et näiteks mõned väikesed kauplejad kartsid, et see taganemisnuppu lisamine toob nendele palju kulusid, aga tegelikult see ei vasta tõele, sellepärast see ühe lihtsa nupu lisamine maksab circa 240 € ja tegelikult paljud on juba seda teinud. Nojah, üks asi on see, et teine asi muidugi, et kuidas see oli varem korraldatud, et see kaugteel siis sõlmitud lepingutest on võimalik taganeda ja seda on võimalik teha ka jällegi internetis, ainult et vanasti siis kaupleja otsustas ise, kuidas, et milliste protseduuri reeglite järgi seda kõike korraldatakse, seda tehti võimalikult raskelt nagu inimestele, et siis kui lepingu sõlmimine oli põhimõtteliselt, et lihtsalt nagu vajata väga väikeses ekraanis ja
kas või nutikellade siis kaudu vajuta nupule, aga siis taganemine lepingust oli keeruline täida avaldust, see avalduse vorm PDF-i siis formaadis ja mida ei ole võimalik seal täita, asub kusagil siis 3 kliki kaugusel, siis pärast sa pead seda välja printima, siis oma allkirjaga allkirjastama, sisse skännima ja faksiga saatma. Tavaliselt oli nii. Loodetavasti, kui me võtame sellise seaduse vastu, siis lepingu sõlmimine ja lepingust taganemine on samad lihtsad käigud. Ja, aga mina väidan näiteks, et see on ka kauplejate huvides, sellepärast, et siis kui see protseduur on kõigile selge ja tarbija sellega harjub, siis ta rohkem usaldab ka selliseid e-kauplejaid, et mina tean, et vanemad perekonnaliikmed küll rääkisid alati, et oi, et me ei usalda neid e-kaubamaju, et praegu nagu tasapisi, eks ole, et midagi tellivad ja siis loomulikult, et kui sellised protseduurid muutuvad nagu igapäevasteks, et siis julgevad rohkem sealt osta ja see on igale kaubamajale, et väga suur kokkuhoid tegelikult, et kui ostetakse internetist. Ja veel seaduseelnõu näeb ette, et ei tohi enam kasutada musti skeemi, dark patterns, mis võivad petta inimesi, mis ei seleta päris hästi neid tingimusi samas, kuidas näiteks taganeda sellest lepingust. Ja ma arvan, et lõppkokkuvõttes sellest võidavad kõik nii kauplejad kui ka ostjad. Muidugi, jah. Aga tänan ja siis järgmisel korral mul oli ettepanek räägime sinimust valgest visioonist, mida Reformierakond on välja mõelnud. Jah, ma tahtsin just öelda, et sinu rinnamärk on väga ilus sinimust valge visioon, aga järgmine kord siis räägime sellest pikemalt. Aitäh! Aitäh!